Kuidas aktsepteerida, et mind ei aktsepteerita? 2024.06.03. Mis on minu elus seni kõige keerukam olnud? Tundub, et aktsepteerida seda, et mind ei aktsepteerita sellisena, nagu sündinud olen. Sest see, et meid omaks pole võetud, ei käi mitte me tegude, vaid olemuse kohta. Ja kuidas sa siis aktsepteerid iseennast, kui oled oma teada sünnipäraselt vastuvõetamatu olnud? Nii jääme me nõrgaks, sest armastuse vool me suunas on nõrk. Meid justkui polekski olemas. Ja oleks me siis räägiks siin mingisugusest hirmsast õnnetusest, mille elu on loonud. Ei, sa lihtsalt oled sündinud läbi vanemate, kes oma partneri valiku on hukka mõistnud ja nii on saanud kriitika osaliseks ka selle pere lapsed. Sest tahame või mitte, meil on vähemasti elu esimeses pooles ühiseid omadusi nendega, kelle läbi siia maailma tuleme. Ja kui kusagil juba väga ammu on midagi olnud nii vastuvõetamatu, nii halvaks pandav, nii väärtusetu, et seda lihtsalt ei soovita oma elus näha ja kogeda, siis sina lapsena oled tundnud, et sind ei soovita. Sul pole justkui olnud jõudu liikuda, sest miski on hoidnud sind kinni ja kiskunud tagasi. Hing kutsub. Aga sa ei saa reeta oma sünniperet, sest siis hukkud. Ja kuidas siis vastu võtta seda, et sinu olemust ei aktsepteerita? Kuidas teha seda täiskasvanuna? Sest lõhe nii sünnipere kui ka su hinge ning keha vahel näis aina kasvavat ja vastuvõtmist väljapoolt sind ei tulnud. Mingi aeg enesereetmine ju pealtnäha toimiski, kuid mitte pikalt ja mitte hingest tulevates ning seda täitvates lähisuhetes. Ja see siin on valiku koht. Mina valisin ühel hetkel armastuse ehk iseenda vastuvõtmise ja samal ajal fookuse äravõtmise kõigelt sellelt, mis minu olemust ning seda, mis toimub igas hetkes keha sees, vastu ei võta. Nii jõudsin tagasi punkti, kus tuleb mul aktsepteerida seda, et mind ei aktsepteerita tervikuna kõigi nende poolt, keda armastan. Ma lihtsalt oskan armastada nõnda, et mind vastu ei armastata. Olen selles hea, aga me kõik väärime olla armastatud ja kooselus hoitud, nii ka mina, isegi kui see kõlab vahel ikka veel võõralt ning uskumatuna. Valisin nii, sest eelnevalt tuttavlikul ning alateadlikul käitumisel on põhinenud pikalt muu suhete muster. Armuda meestesse, kes mind oma ellu päriselt ei soovi, ja meestesse, kes minust aru ei saa ja ka ei hooli piisavalt, et armastada, lihtsalt armastada minust aru saamata. Mida aga edasi, seda selgemalt näen, et erinevate inimeste lugusid ja teed polegi võimalik lõpuni mõista. Aga armastus on sügavamal, palju sügavamal kui meie aru, põlvnemine ning lood. Jah, aga kuidas siis ikka aktsepteerida, et mind ei aktsepteerita? Siin on aidanud mind vaatamine selja taha, sinna kust pärinen. Aktsepteerimist pole juba enne minu sündi. Valiti kaaslased, keda tegelikult südames ei soovitud ja siit ei saagi edasi. Sest kui mees ei suuda oma naises näha ilu, ei näe ta seda ka tütardes. Kui ta ei näe naise loomingus väärtust, ei näe ta seda ka oma tütarde loomingus.
ja niisiis mind ei aktsepteeritagi. Punkt. Minagi valisin naisena alateadlikult mehi, kes olid tuttavlikud, kes meenutasid seda nii igatsetud esimese mehe armastust, osavõtlikkust, kaitset ja hoolitsust, tähelepanu, juhtimisoskust, kohalolu või siis just selle kõige puudumist. Sest see oli see, mida oskasin tingimusteta armastada. Armastasin ja armastasin ning arvasin ja lootsin, et ka mind armastatakse. Aga ei, seda ei juhtunud, sest mind ei tuntud ära. Ja kuhu nii naine jõuab? Ta jääb nõrgaks. Naine ei õitse, kui armastatud mees teda ei vali. Ja ega armastuse olemasolu tee mind aktsepteeritavamaks. See kõik viis vaid olukorrani, kus proovisin ise muutuda, et olla armastatud. Ja teine tundis tõenäoliselt, et soovin teda muuta. Kuid tegelikult ei suutnud tema mind armastada. Ja mina aktsepteerida, et mind ei aktsepteerita. Ma soovisingi seda armastust sealt sügavalt seest tunda ja kogeda. Tundsin ju selle ära. Vajasin seda, et õitseda ja vilja kanda. Kuid sealjuures oli mu sisemas ka kogemus, et kui ma ei käitu vastavalt kindlatele normidele, pole selline ja selline, nagu teine soovib, siis on lähedastel õigus mind ära tõugata oma elust. Ja kuna valisin nüüd esimesena oma elu, andes armastusele veel ühe uue võimaluse, loobusin suuresti oma olemuse sobitamisest teistega, siis nii saigi juhtuda. Sain vabaks sellest, mis mind ei väärtusta, sest püüdmist enam polnud. Oli ühtäkki vaid elu aktsepteerimine. Kuni sain aru, et saan valida inimese, kes ise on ränga tee oma elu tagasivõtmiseks läbi käinud ning nõrkuse võitnud, kellele pole see, mis tal on, kergelt kätte tulnud. Nii tunneb ta elu ja perekonna tõelist väge. Ja kes väärtustab elu olemust, mitte selle tegemist, kes mõistab elu kaduvust. Ainult see sügav ühendus hoiab meid koos. Ja paarina käime me kõrvuti just siis, kui see on elu allika enda kokku juhatatud. Enam ei kutsu mind tuttavlik, vaid see, kes tunneb endas elu, kes tunneb elu oma soontes voolamas, südames tuksumas, hinges helisemas, sooja tulena naba ümber põlemas. Ja ma lihtsalt tean, et mees, kes tunneb endas elu, austab igat eluvormi ning seeläbi ka naist, kes tunneb endas elu. Elukutset ning selle õrna ning tundliku hinguse puudutust oma kehas. Nii kasvab me vaevu märgatav tugevus seest väljapoole, sest allikas tahab nii. Elu on siin.